Täna räägime värbamisest ja juhi ootustest. Värbamine on mahukas protsess ja sisaldab palju administreerivaid tegevusi, mille jaoks juhil ei pruugi piisavalt ajalist ressurssi olla. Seepärast on hea, kui on abiks värbaja või personalitöötaja, kellel on oskused ja kes toetab kogu protsessi. Kuidas aga hakkama saada siis, kui sellist inimest ei ole ja juhil tuleb kogu värbamisega ise hakkama saada? Sellisel juhul on oluline tark lähenemine. Optimeerida protsess selliselt, et see oleks võimalikult tõhus ja aegasäästev. Siin on mõned praktilised juhised, kuidas juht saab värbamist lihtsamaks ja kiiremaks muuta. Enne värbamistegevustega alustamist mõtle läbi kogu värbamise protsess. Millal värbamisega alustad ja mis ajaks peab olema uue töötaja kohta valik tehtud, pane paika konkreetsed kuupäevad. Vaata enda kalendrit ja ajakava, millal ja kui palju saad värbamisega tegeleda. Näiteks iga päev vähemalt 2 tundi või nädalas 1 päev või igal nädalal kindlatel ajavahemikel. Pane need ajad kohe ka kalendrisse kirja. Millised etapid on värbamisprotsessis vajalikud? Siin saad luua standardi ettevõtte jaoks, mis on ühekordne töö, või lood iga värbamise ja ametikoha jaoks eraldi etapid. Näiteks CV-voor, telefonivestlus, proovitöö, vaatluspäev, lõppvestlus, meeskonnaga kohtumine ja muu sarnane. Värbamise etapid peavad olema sobilikud otsitavale ametikohale ja siin ei maksa üle pingutada, kui tegemist on lihtsamate töödega. Kas ja keda soovid värbamise erinevates etappides kaasata? Näiteks proovitöö võiks ette valmistada ja läbi viia selle valdkonna spetsialist sinu ettevõttes. Mõtle läbi, kes võiks koos sinuga vestlustel osaleda. Teavita neid inimesi aegsasti. Vaata üle ametikoha ametijuhend ja analüüsi, kas seal on kirjas kõik vajalikud tööd. Kui ametijuhendit ei ole, siis koosta nimekiri, mida uus inimene peaks tegema. Siinkohal võid kasutada näiteks tehisintellekti keelemudeli abi. Sisesta sulle meelepärase abimehe keskkonda prompt, koosta ametikirjeldus ametikohale, mille peamise eesmärk on korrigeeri ja täienda vajadusel. Enne järgmist sammu mõtle läbi võimalused värbamisprotsessi kas täielikuks või osaliseks digitaliseerimiseks. Näiteks otsida ja võtta kasutusele lihtsam värbamistarkvara, kus on palju funktsionaalsusi juba olemas või kasutada lisaks tehisintellekti keelemudelile teisi digitaalseid tööriistu, mis aitavad tegevusi lihtsustada, korduvaid tegevusi automatiseerida, kandidaate hinnata, teavitusi saata. Lihtsamat tarkvara valides vaata ka Sinulab Recruit värbamisrakendust. Töökuulutuse koostamiseks saad taas kasutada tehisintellekti keelemudeli abi. Sisesta ametijuhend või tööülesannete kirjeldus sulle meelepärase abimehe keskkonda ja palu koostada töökuulutus. Korrigeeri ja täienda vajadusel. Millistes kanalites on kõige tõhusam töökuulutust jagada? Vaata oma ametikoha sihtgruppi ja mõtle läbi, kus nad võiksid liikuda ja kuidas jõuaks töökuulutus nendeni kõige paremini. Näiteks sotsiaalmeediakanalid, Facebook, LinkedIn, Instagram, Telegram. Tööportaalid, CV Online, Medfrank, Glassdoor, Töötukassa. Talendipangad. Kui jagad töökuulutust erinevates kanalites, siis on vajalik läbi mõelda ka saabuvate kandidaatide haldamine. See tähendab, et kõige lihtsamaks saad teha oma töö siis, kui kõik kandidaadid laekuvad samasse keskkonda. Selleks olekski hea leida endale sobiv ja lihtne värbamisrakendus. Kandidaatide haldamine ühes keskkonnas vähendab administreerimisele kuluvat aega kuni 80%. Mõtle ka kandidaadi peale. Kandideerimise esimese sammu tegemine peab olema kandidaadi jaoks lihtne. Sinu jaoks on oluline, et kandideeriks sobiv kandidaat, seepärast ära tee seda tema jaoks üleliia keeruliseks. Tööle saamise motivatsiooni saad lähemalt uurida juba järgmistes etappides. Kui nõuad näiteks kandideerimisel lisaks keele motivatsioonikirja või esseed, siis ilmselt väga paljud sobilikud talendid loobuvad kandideerimisest. Jaga infot ka oma lähivõrgustikus ning kindlasti olemasolevate töötajate hulgas. Inimeselt inimesele soovitused ja info jagamine on tihtipeale üks tõhusamaid meetodeid värbamisel. Kui kasutad värbamisrakendust ja kandidaatide info on kõik samas süsteemis, on sul üsna kiirelt ja lihtsalt võimalik CV-dokumendid läbi vaadata ning esmane hinnang anda.
Esmane hinnang võiks jaotada kandidaadid järgmiselt: ei sobi, nii ja naa, sobivad. Kandidaatide hulgas on selliseid, kes ei kvalifitseeru üldse, kes sobivad osaliselt ja loodetavasti ka selliseid, kes kvalifitseeruvad töökuulutuses toodud ootustele. Suuna oma põhitähelepanu neile, kes sinu esmase hinnangu põhjal on sobivad. Vaata põhjalikult iga CV läbi ja tee esimene telefonivestlus. Põhjalikumaid tegevusi sisaldavat värbamisprotsessi võiks läbida 3–5 kandidaati. Kui nende hulgast siiski sobivat inimest ei leia, vaata uuesti üle nii ja naa kandidaadid. Mõtle läbi, kas ja millistes ootustes oled valmis tegema järeleandmisi. Kasuta videointervjuusid. Esialgsed intervjuud videokõne teel võivad säästa palju aega, eriti kui kandidaadid asuvad kaugemal. Kasutada saad ka asünkroonseid videointervjuusid, kui värbamisrakendus seda võimaldab. Hea oleks tutvustada kandidaadile kogu värbamisprotsessi ja etappe ning küsida tema valmisolekut. Soovitav on enne kohtumisi ja ülesannete tegemist anda kandidaadile ka indikatsioon ametikoha palgavahemikust. Jätkame kandidaatide ja vestlustega. Vestluseid tasub alati ette valmistada, ka siis, kui on tegemist esimese telefonivestlusega, mis ei ole pikem kui 1–0 minutit. Värbamisvestluse ettevalmistuseks saad rakendada kogu oma varasema kogemuse juhina või kasutada tehisintellekti keelemudeli abi. Näiteks saad paluda keelemudelil koostada intervjuu küsimused, anda ette vestluse fookus ja teemad. Näide, koosta värbamisvestluse küsimused müügiosakonna juhi ametikohale, kasutades käitumusliku intervjuu lähenemist. Kasuta käitumuslikes vestlustes küsitlemiseks STAR-mudelit. Sellest lähemalt järgmisel slaidil. Kandidaatidele jagatavad ülesanded peavad olema läbimõeldud ja ettevalmistatud. Hoolitse selle eest, et ülesanne oleks fiktiivne ehk väljamõeldud. Seda seepärast, et värbamisprotsessis loodud väärtus, mida tööandja saab tulemuste saamiseks rakendada, peab olema ka tasustatud. Samuti peab olema tasustatud proovipäev, kui kandidaat teeb reaalset tööd. Lisainfot saad lugeda tööelu lehelt. Töövaatluse puhul tasu maksma ei pea. Kasuta kandidaadiga vestlemisel ja tema kompetentside väljaselgitamiseks STAR-mudelit. Ehk situatsioon. Kirjelda olukorda, kus sul tuli lahendada. Ehk task. Milline oli sinu roll ja vastutus antud situatsioonis? Ehk actions. Milliseid konkreetseid tegevusi tegid ja kuidas? Ehk results. Kirjelda tulemusi, mõju, väljundeid, mis sinu tegevusega kaasnesid. Milline oli lõpplahendus? Värbamisprotsessis on erilise tähtsusega suhtlemine kandidaatidega ehk kommunikatsioon. Automatiseeri sellised teavitused, mis ei eelda persoonipõhist infot. Näiteks kandideerimise kinnitus, uue kandidaadi laekumine värbamisrakendusse, kohtumise või intervjuu kinnitus, kalendrikutse ja muu selline. Koosta kirjade põhjad, mida saata kandidaatidele erinevates värbamisprotsessi etappides. Kandidaadid jahtuvad siis, kui nad ei saa tagasisidet või kui värbamisprotsess venib liiga pikaks ning võimalikust tööandjast pole kaua midagi kuulda. Kui värbamisprotsess mingil põhjusel venib, siis anna ka sellest kandidaatidele teada. Teavitus on parem kui pikk vaikus. Kui oled veendunud, et oled välja selekteerinud mittesobivad kandidaadid, siis saad välja saata kandideerimise eitava vastuse. Soovitav on koostada soe ja standardne vastus neile kandidaatidele, kes CV-voorust edasi ei pääsenud. Üldiselt on hea, kui eelnevalt on valmis kirjutatud kirjade mallid, mida erinevates värbamise etappides kasutatakse. See lihtsustab tööd ja ei pea edastama infot igale kandidaadile eraldi. Värbamine on lõppenud, kuid see ei ole veel lõppenud. Vaata veel kord üle ja kindlusta, et kõik mittevalitud kandidaadid saaksid konkursi kohta lõpliku vastuse. Vali ja säilita talendibaasis need kandidaadid, keda soovid hoida tuleviku jaoks varuks. Kooskõlasta see kindlasti kandidaadi endaga. Tee kokkuvõtte värbamisprotsessist. Mis õnnestus hästi ja millega ei jäänud ise rahule? Millist tagasisidet said kandidaatidelt ja kolleegidelt?
mida saaks järgmisel korral teha paremini või tõhusamalt? Lepi parima kandidaadiga kokku tööle asumise kuupäev, tööle asumise vestluse aeg ja saada tutvumiseks töölepingu põhi, ametijuhend, konkurents ja konfidentsiaalsusnõuded. Alusta uue tööaja sisseelamise planeerimisega. Planeeri esimene tööpäev, esimene nädal, esimene kuu. Planeeri töövahendid, ligipääsud, õigused. Töötaja parimaks sisseelamiseks leiad juhiseid ja mõtteid ka Sinula blogis. Kõige olulisem. Tee kõik selleks, et uue töötaja tööle asumine oleks tema jaoks positiivne elamus. Aitäh, et vaatasid! Võtame tänased teemad lühidalt kokku. Mõtle läbi kogu värbamisprotsess. Leia sobivad kanalid info jagamiseks. Kasuta kandidaatide vestluse ettevalmistuseks ja hindamiseks tehisintellekti abi. Teavita kandidaate värbamisprotsessist. Värbamine lõpeb siis, kui uus töötaja on sujuvalt sisse elanud ja valmis tööle pühenduma. Uuri ka erinevaid juhti toetavaid tööriistu Sinulab.com lehelt.